Joo rahvas, siin Ora, mina olen Mattias, tema on Kauri ja siin on meie tänane saatejuht Markus. Ma ei tea mida teha, teen niimoodi. Tere kallis stuudiopublik ja videovaatajad, mina olen saatejuht Markus ja täna toome teieni forfeit küsimused 2. Meil on siis 20 küsimust, 5 forfeit ja need on mitsi sees, kas ma saaksin teha? Juustes. Igatahes jah, siin mitsi sees on siis 20 lipikut. Igat forfeit on 4 tükki ja enne igat küsimust Markus võtab mulle ühe selle lipiku välja ja siis kui vastan valesti, siis saan forfeit. Aitäh, et demonstreerisid seda. Kui ma vastan õigesti, olen lahe. Eks? See on kunagi lahe. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. Aitäh, see kusud. Aga ma panen ennast natuke mugavamalt riidesse. Let's go. Esimene küsimus, palun. Siin ei ole seda maas. Ma pärast ei korista. Okei, esimene küsimus. Mattias Orav. Või tähendab, kõigepealt esimene forfeit. Õli. Alustame lihtsalt, on ju? Jah, eks ikka. Mis on kolmnurga pindala alem? Alus korda kõrgus jagatud 2. Korrekt! Nii, esimese küsimuse läbisid, vastasid edukalt. Järgmine forfeit on piim. Millise 2 elemendi aatomitest koosneb veemolekul? Vesinik ja hapnik. Õige. Järgmine forfeit on muna. Eesti levinuim puu. Tamm. Kuusk. Tamm, jah. Ei ole. Aina. Kõige populaarsem vastus oleks olnud mänd. See oli mul 3. Nii, aga see oli tegelikult esimene. Nii, järgmine. Pohvet. Muna jälle. Kuradi muna, no mis süvad munes? Kui vanaks saab Eesti Vabariik sellel aastal? Üle 100 on ju. Saas võib öelda vastus. Ja kui mul? Juba 26. Teadus. 99. Ma vastasin aga saada. Sest et Eesti Vabariik loodi 1918. aastal, nagu sa ajalootunnis õppinud oled. Sa ei ole veel. Markus, sa muna tahad või? Vahukoor. Me käisime alles Amsterdamis. Okay. Mis on nimeta 5 Hollandi sümbolit või iseloomulikku joont? Ma ei tea. Alles käisime, kuule, come on. Ma ei tea. Lilled. Nii, tulbid vist on ju. Ma hakkasingi ütlema tulbid küsi. Tulbid, aga nagu põhimõtteliselt lilled, okei. No mida sa teed? Come on. No siis see lõpuks näkkab. No ütleme näiteks tuuleveskid, puukingad. Tuuleveskid, puukingad. Siis vaata see mingi sinise valgega see muster on ju. Jah. Väga vist ei koiti. Jahu. Jälle Amsterdami. Kui palju sa Amsterdamis tähele panid? Millises suures muuseumis me käisime? See ei ole küsimus, see on nagu sissejuhatus küsimusele. Kunstimuuseum. Jah, kelle? Vincent van Gogh. Kokk. Kuhu nad ta suri? Ma tean, et noored. Üsna. 40. Väga lähedal. Okei, ma annan ühe võimaluse veel, aga see on väga lähedal. Ma ütlen, tegelikult ma ei öelnud. Kas annan mulle võimaluse? Okei, panen jahu peale. 37. Ma tahtsin pakkuda seda kusjuures, aga nagu... Nii läheb. Jahu mägi peale. Ära liiga. Miks te eelmine kord jahu ei olnud, see on parim. Õli.
noh, õli. Mis aastal loodi Amsterdami ajaks +/–5? Nagu 5-ga võid eksida. 1965. See ikka üldse tähelepanu ei pööranud seal. ma magasin enamus aja seal. Ajaks siis staadioni tuuri ajal. 1900 täpselt. Seepärast ma nagu mõtlesingi, et kas paneb see +/–5, et see on nagu nii täpne aasta, et see peaks nagu meelde jääma, aga järelikult mitte. praegu hüppaks peale. Põhimõtteliselt meie main kaamera suri poole peal ära, panime tähele peale 15. küsimust, nii et praegu peate leppima siis GoPro footage'iga ja Markuse näoga. Sorry. Vahuvaar. Kuula nüüd hoolikalt. Palgamõrvarile määrati surmanuhtlus. Ta pidi valima 3 ukse vahel, iga ukse taga oli mingi saatus. Ühe ukse taga oli tulekahju, teise ukse taga olid relvastatud palgamõrvarid ja 3. ukse taga oli lõvi, kes ei olnud 3 nädalat söönud. Millisest uksest oleks kõige turvalisem olnud sisse minna? Mis esimene oli? Tulekahju või noh, ütleme. See on ebaloogiline, et ukse taga nüüd tulekahju, aga jah. Lõvi. Õige. Nagu sa vist pakkusid lihtsalt lambist, onju. Ütleme, sa vastasid õigesti, ma ei öelnud, et sa pead põhjendama, aga ütle põhjenda, miks on kõige turvalisem lõvi. Libu paistab lavist läbi kõli. Kui lõvi pole 3 nädalat söönud, siis ta on surnud juba. Ma praegu ei lasknud sul põhjendada, aga davai. Mitmes klubis mängis David Beckham oma profikarjääri jooksul? Kõmben klubis kestama. Ei tea, no kui sa niimoodi hakkad nimetama, siis sa saad lugeda niimoodi, et no jah. Manu, Real Madrid, AC Milan, PSG, Lüdi. Kalle. 5 või? Kalle. 5 või? 6. ta mängis LA Galaxy's ka. Aa, jah. Ja LA Galaxy's ja siis ta, kui ta oli manus noorena, siis ta oli Preston North Endis, oli laenul. No kus ma ei tea seda, ma ei tea seda klubi. Järgmine forfeit on siis Muna! See on viimane või? Mis viimane? Muna. Võib-olla. Mitmendal kohal asub Eesti FIFA edetabelis +/–10? 96. Panin täiega mööda, jah. Ei pannud täiega mööda, aga mul on kus ma olen? Siia. 117. õli taaskord. Lauri, vaata, ma näitan vastust praegu sõrmedel. Näed jah? Mitu eestlast võitis Rio olümpiamängudel medali? 4. Õige. Kes? Ma nimesid nüüd küll ei tea, aga need kanuusega või need. Nelja. Ja see oli tegelikult mõeldud nipiga küsimus, et sa ütlesid näppudeks, ma teadsin. Ma teadsin, kuidas. Ja nagu ma mõtlesin, vaata, et sa ütled, et nagu üks medal, vaata, et ainult nagu 4 vaata sai pronksi. Aga et neid on 4 tükki, vaata, see oli see nipiga. Aga lugesid. Nad käisid Põltsus. Ja ma selle peale Tahid teemedes. närisid selle küsimuse läbi praegu, nagu hamster. Tamm. Head hamsterfilmis käisid. Comedy. Piim, kes valiti Euro 2016 parimaks mängijaks? Vaata, kus? Euro 2016. Kalla. Oota, ma sain valesti aru, Kriismann. Jaa. Ma sain aru nagu see, mis nüüd oli, vaata, aga ma ei saanud aru, et see võistlus. Seal ma tean, et Kriismann. Euro 2016, mitte 2016. Ja seal ma sain aru, et Kriismann. Ma sain praegu valesti aru lihtsalt. Ei ole munad otsas veel. Mis aastal võitis PSG oma esimese Champions League'i? 994. No kus ma pean teadma? PSG pole võitudki kunagi Champions League'i. No täpselt. Ah, sind küll. Ma tahaks, et sina siin oleks, et paneks siukse küsimuse, mis ta kuulnudki, aga siis paneks järjest munasid lihtsalt. Vastaks õigesti ikkagi. Piim. Kindlasti. Sinu idee oli see video. Minu idee oli see. Mulle hakkas ka täitsa meeldima. Igatahes nii. Mitu erinevat värvi on Brasiilia lipul? 4. Õige. Mis värvid? Oskad öelda? Roheline, kollane, sinine ja valge. Õige. Arened. Piim jälle. Ja näe. Kes oli eelmise aasta Eesti aasta meessportlane? Eesti Nabi. Esimene
esimene Eesti sportlane, kes mida te teete? vägevate stuudiot siin. kes see oli siis? Rasmus Mägi. okei, vaid seda sa pead küll teadma. ütle nii. Seda tead, ma arvan, sa paremini kui mina. Mis kuul suri Harambe eelmisel aastal? mis see on? Ma ei... see oli mul... Osaka ma oleks seda teisena pakkunud. vaata, see läheb vedelaks, seda ei saa enam loksutada ju. näe, ma panin ninna mulle. see on otsas. hästi, Markus. ma sõin mingi pool ära sealt. Vau. Nimeta 5 eelmise aasta trendi. Tab. Mannequin challenge. Overnight challenge. see oli vist... see on YouTube'i trend. ja ma mõtlen, et kas see on nagu eelmise aasta või selle aasta. eelmise aasta. see oli ammu pärit. Juju on the beat. nii. see luges või? oi kõik. ma ei saa, see kurat nii jubedalt ilmub, see oli täiesti sula mul siin käes. Padufit näiteks. Yahoo. Nimeta vähemalt 3 eelmise aasta edetabelite top 5 laulu. Kauri leidis mingi edetabeli, ma ei tea, kus ta leidis selle. Closer, Chainsmokers, Let Me Love You, Cold Water, Marshmallow Laul. anname sulle nii palju võimalusi, kui tahad lihtsalt nagu, et sul ei ole, võid pakkuda ükskõik kui palju. palun lõpetage veel. Miks sa juba kallasid? sellepärast, et ta pakub liiga palju. ta on juba mingi 7 tükki. nagu, see f*** ma peaks teadma 3 esimest, nii palju. ei pea 3 esimest. ma ütlesin, et ütle top 5 ja ütle vähemalt neist 3, eks. no, siis on näiteks veel siuke kuulus laul nagu Black Beatles. Tead siis laulu? Starboy, This is what you came for ja Don't let me down. Mis oli Tweeni põngirjate koera nimi? ma ei tea, ma olen siuke teretussude fänn pigem. Doodles, rumal kutsatuur. Jahu. ja viimane küsimus siis, mida ma praegu selja taga peidan. nagu täikas on see viimane küsimus. mitte midagi. Say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if your love grows as your heart shows, only time. We gotta see oli siis forfeit küsimused 2, kus ma ei vastanud absoluutselt ühtegi küsimust õigesti. Aitäh Markusele seda saadet juhtimast. Ei, ma ei ütle aitäh Kaurile. Ja kindlasti likeige, kommentige... mida? Kommentige siis hashtag Markus peab seda ise tegema, sellepärast, et ta väärib seda. Ja jah, subscribe'ige, et näha siukest contenti. Cancer content.